Sit ready. Attention. Ja ka siin saavad võistlejad kenasti minema. Hetkel me näeme, kuidas siis Eduard Pupelis Läti külaline on läinud seda sõitu kohe päris korralikult juhtima ja tema järel Indrek Kaljumäe. No tegelikult liiguvad üsna võrdselt ja me näeme pigem, et oli võib-olla väga äkiline ja liiga selline hoogne start Eduardsi poolt, sest et kohe-kohe hakkab tema paadikene seal tahapoole vajuma ja nüüd näitab Indrek Kaljumäe, et temast võiks nüüd näha küll selle sõidu favoriiti, sest et vahe juba konkurentidega on rohkem kui 20 meetrit, samas on sõidetud veidi rohkem kui 250 meetrit, nii et kui nii alguses sõita selline vahe sisse, siis peab olema mehel sisu. Eelmist aastat vaadates võitis toona Ergo Mets, kes on ka täna olemas siin sõidus ja hetkel on ta teisel-kolmandal positsioonil, nii et mullune võitja on suures konkurentsis sees. Liiguvad nad seal koos praegu Emil Hiiesaluga ja kui nüüd Emilist rääkida, siis no mullune teine mees, loomulikult paarisrakendis nad seal liiguvad ja nüüd küsimus on selles, et kas see Indrek Kaljumäe, kas tema on üldse varasemalt, jah, tema mullune kolmas muuseas, nii et praegu ongi lihtsalt kohad ära vahetatud, mullune võitja on stardis, täpsustagem seda ka, nii et seisuse kohaselt on, mullune kolmas mees on stardis, nii et seisuse kohaselt ta seal poodiumi osas praegu kinni on, aga arvata võib, et kuna üle 400 meetri veel on sõita, siis ei ole see sõit mitte veel tehtud ja siit võib nüüd küll oodata, et Emil Hiesalu ja Ergo Mets võtavad midagi nüüd nõuks ja püüavad siis Indrek Kaljumäe mulluse kolmanda koha vastu mingit rohtu leida, sest et praegu liigub Kaljumäe võidu suunas, kuigi vahe on hakanud vähenema ja väheneb siin meetri haaval ja seda tööd seal taga paarisrakendina teevad Emil Hiesalu ja Ergo Mets. No kuidas on läinud teistel? Seal on ka ikkagi Eduard Pupelis veel tugevas mängus sees, kuigi medalipositsioon ilmselt on juba läinud, aga nüüd hakata vaatama, mis toimub viimasel 200 meetril, siis see mäng läheb väga huvitavaks, sest et on Indrek Kaljumäe teinud sildu põletavas tempos selle keskosa ja me näeme, et Ergo Mets on nüüd mulluse võitjana liikunud oluliselt lähemale Kaljumäele ja vedanud kaasa ka Emil Hiesalu, nii et mullune poodiumi trio on tegusid tegemas ja tembutamas ka täna siin, aga Keskeda ja Ergo Mets on võtnud liidripositsiooni ja tundub, et võtab teist aastat järjest Alva võidu ja tõepoolest 3.17,3 Ergo Metsa aeg, mis on täpselt sekund parem kui eelmisel aastal ja Emil Hiesalule, temale jällegi teine koht tulemusega 3.18,5, mis on 5,2 sekundit parem kui eelmisel aastal ja kolmanda koha võtab endale taas mullunegi pronksimees Indrek Kaljumäe tulemusega 3.19,4 ja on ka see aeg parem ligi 5 sekundit, peaaegu 6 sekundit kui eelmisel aastal, nii et mehed on teinud siin läbi nii mõnedki märkimisväärse sportliku arengu ja see väärib juba omaette tunnustamist ja siin sõidus veel Eduard Pupels 4. koht, Arne Nõmme 5. positsioon, Arvi Piiroja 6., Agor Tettermann 7. ja seejärel Robin Liksor 8. positsioon, 9. kohaga lõpetab Erik Tõtt. Ja tulemus on siin veel mõned tegijad, no Hardi Pais lõpetab nüüd 4.23,2 tema järel, aga on liuglemas finišisirge poole Kaspar Paul Loik